Aga millised eelised sellel CLT-l on võrreldes siis varasemalt liimpalgi lahenduste puhul? Oskad välja tuua mõned? Ütleks võib-olla kõigepealt, et mõlemad on selles mõttes väga head materjalid, mõlemad on ka üsna sarnased materjalid oma olemuselt, aga võib-olla CLT maja või CLT konstruktsioon sobib pigem võib-olla moodsama arhitektuuri puhul, pigem linnamajade puhul, kui me planeerime ikkagi Tallinna kesklinna hoonet, siis võib-olla liimpalkmaja ei sobi oma vormi poolest kõige paremini sellesse, kuigi ka palkmaja võib tegelikult projekteerida vägagi linnalikus stiilis. Aga jah, kui ka tellijal on soov näiteks kasutada väga suuri klaaspindasid, kui on suuremate hoonete puhul, võib-olla selliste eritaolisemate hoonete puhul on CLT asjakohasem materjal. CLT puhul on ka see eelis, et me saame fassaadi materjaliga natuke rohkem mängida kui sellise klassikalise palkmaja puhul, et seal ei ole, saab erinevaid laudiseid kasutada, erinevaid võib-olla laudise suundi, et ka sellisest vertikaalset laudist on ju. Jah, nagu ka selle sama ühekordse maja, Harjumaa maja, mida me täna esitleme, seal on samamoodi ju vertikaalne laudis, et tõepoolest ja tegelikult on võimalik ka veel lõpuks teha krohvitud pind, et kui teatud piirkondades ei ole puitfassaad üldse lubatud, siis me saame selle sama hea puitmaja ikkagi ehitada, aga fassaad on lihtsalt krohvitud.